mis puudutab mälu, õppimist, kooli, nii et meile kõigile nagu lähedasi probleeme. Ja võib-olla üks väikeseks sissejuhatuseks, soojendamiseks püüame meelde tuletada, milliseid vanasõnu me näiteks õppimise kohta üldse teame, mis nagu meelde tuleb esimese hooga. Palun siis, kes soovib öelda? Jah, Ingrid? Ta Jukka õppis, ta ei ole mitte. Jaa, kindlasti. Anneli? Palun palju. Enne töö pärast. Palun, tuleb veidi õppimisega seoses. Jane? Töökitab tegija. Veel? Jaa, Reija? Väga hea, harjutamine meistriks. Veel meenub midagi. No nendel ei taha võtta, no kena. Siis kui pärast tuleb meelde, siis ütleme veel. Eelmisel tunnil te natukene analüüsisite seda, kuidas teil vaba ajaga on lood, kus trennis käite, millist ringist osa võtate ja kuidas üldse vaba ajaga käib. Ja nüüd need väikesed kokkuvõtted, mis me tegime, näitab seda, et ühel osal lastest ja ma ütleks väiksemal osal lastest vaba aega on piisavalt, suurel osal aga vaba aega napib ära. Ja kui ma nüüd siin mõne lause püüan teile öelda, mis te kirjutasite, siis võime siin niisugust asja leida vaba aja kohta ja üldse koolis käimise kohta. Koormus on suur, magama saab kell 24:00, hommikul ei saa hästi üles. Minu arust on koolipäev liiga pikk, teisipäeval ja neljapäeval võiks olla vähem tunde. Kooliaeg on liiga pikk, jääb vähe aega trenni käia. Tunde on palju, ringid võtavad aega ära, väsin õhtuks väga ära, nii et ei viitsigi enam midagi teha. Õues peaks rohkem saada olla, ringe võiks rohkem olla. Ma käiks küll rohkem ringides, aga mul ei ole aega. Päevad on väga pikad. Paar tundi võiks ära jätta iga päev. Kui arvata, et iga päev peaks õppima pinge, võtab väga palju aega. Teatavasti meie riik püüab ka võelda selle üle, et lapsel oleks meeldivam koolis käia, et kool oleks õpilassõbralikum ja sellega seoses siis mõned küsimused teile. Anna vastus, avaldab oma arvamus, mis sa siis tänapäeva koolist arvad? Nii lihtsalt. Ta üks meeldiv paik, kus sa kangesti iga hommikul tulla tahad, jooksuga ei ole. See on suured koolid, säiksemad, kisa on palju sinna. Nii kena, kas keegi veel tahab tänapäeva koolist midagi öelda? Me sellele küsimusele oskaksime vastata. Kaire, mis sa arvad? Õpid võimete kohaselt? Võiks paremini või? No, võiks küll paremini. Mis siis takistab? Viitsi hästi. Vähemalt aus ilus vastus, jaa. Nii, võib-olla on nii, kes veel tahab. Elmo. Mis aine see sinule raske? Vene keel on sinule raske. Täiesti õks ole. Ja siis natuke mõelda põhjusele ka, miks siis mõni aine on raske ja mõni aine võib-olla vähem raske. No Marko, kui ma sinu käest küsin, mis aine võiks nii raskem olla? Füüsika, matemaatika. Mis sa arvad, miks nad just need ained sinuga rasked on? Raamatutes nii raske sellega. Pea ei võtta. Sa tunnis oled väga tähelepanelik ja väga hoolas õpetajate näpunäidete peale. No, kui ma nüüd tüdrukute poole veel vaatan, mis tüdrukutel võiks raske olla Kleelia? Täpselt samad ained ja nagu põhjustel. No ja mis sina arvad, mis see põhjus võiks sinu juures on? Raske. Lihtsalt raske on, jah. Palju vaeva näevad. Nii, istu palun. Sõna on nii raske, siis säädmist on nii hästi meeldib. See vist ei viitsi kodus alati sõna ära õppida. Juhtub. Juhtub.
ikka, sellest need raskusedki kasvavad, istu palun. Nii, kas keegi veel tahab rääkida teemal raske aine või rasked ained? Me saime juba aru, et mõnikord on õpikud rasked ja mõnikord on põhjus ka iseendas küllalt sügaval, et me ei õpi sõnu ära ja nii, no Jane nagu ütleb midagi. Palun. Ei taha midagi praegu öelda. No okei, no istu mõttedes võid öelda. Aga kui me nüüd nagu sinna poole keerame, et kas mõni aine on koolis ka kerge? Mare, mis sa arvad, on mõni aine kerge ka? Tööõpetus on kerge, hästi ta sul läheb ja muidugi nii ta. Nii, kas poistel ka mõni kerge aine on? Nii, no kes ütleb, Erki? Kehaline kasvatus läheb sellest. Nii, kui palju sa päevast ära istud ja kui palju sa päevas kehalist kasvatust niimoodi üldse füüsiliselt tegeled trenniga? Palju sul aega läheb? 2,5 tundi. 2,5 tundi. Kas see on väga väsitav? Istu palun, kes veel nii tugevat trenni teeb? Tõstke käsi korrast. Kes veel tugevat trenni teeb? Alo teeb, kes veel? Nii, Marko teeb, Renata, Helmo. Nii, no tänase päeva jooksul on ka koolist midagi huvitavat ja teie arust vajalikku teile nagu juurde tulnud. Ühesõnaga, kas olete õppinud, teada saanud midagi, mis on huvitav ja vajalik teile? Nii, no võime päevikust meelde tuletada ka, jah, mis need ained on olnud. Kas on midagi, mis kohe praegu meenub, aga seda sain ma täna teada. See oli kohe minule nagu uudis ja huvitav Reijo. Tead, et erinevate männikutel muusikutel kasvavad eri tained. Jah, miks väga ka huvitav loodusest tähele panna, jah? Olen nagu teadnud, et just selle männiku ja muusika all kasvab teatud tained. Kui nüüd lähed metsa ja tead kohe ei taha keegi midagi kaasa mitte. Ei ole, tõesti, no Madis, kui ma sinu käest küsin, mitte midagi ei tule ette veel. Mis tunnid olid täna? Igavale rutuaineid. Mitte midagi ei tulnud enam juurde. Siis on küll kasuta istutud siin. Kas sa väsinud oled? Ei ole. No siis jah, kuidagi on sul see päev läinud, istub palun. No see läheb võib-olla Marju on leidnud midagi põnevat tänasest päevast. Mitte midagi. Kurb küll, istub palun. Nii et selle võime siin panna punkti, et tänasest päevast võtsime ainult Reijo niisugused meeldivad tähelepanekud kaasa. Vähe küll, ma ütleks. Ma tuletan meelde, kõige see raha eest osta just nimelt. Ja see on külade eluline, kuivõrd ta nüüd uus on, me kõik ju teame seda, aga võib-olla sügavamaks järele mõtlemiseks tõesti, et raha tõesti ei ole peamine, et selle eest ei saa kõike osta. Nii, no vaatame siis nüüd veel kohe. Need üsna koolis on midagi muutunud, kas midagi on teistmoodi läinud. Marju. Sööklaskandi lauad teistmoodi, erilik. Tunnid 5 minutit lühemad. Nii. Jane. Ütle kõvemini. Õppimist ei ole rohkem juurde tulnud. No selge, meil on saine ka juurde tulnud ja ju sellega seoses. Ja palun, Anneli. Ei pea laupäeval koolis käima, see on nii leida. Elorühm on moodustatud. Nii, palun, Marko. 3 veerandit ainult ja kuidas me seda veerandit nüüd nimetame tänavusest aastast? 12. klass võib käia vabariietusega. See meeldib hästi. Kas meie teiega võime vabariietusega käia? Ja meie ei ole veel 9. klassi jõudnud, me oleme 7. klassist, järelikult meil on traditsiooniline koolivorm, ajame seljad sirgu ja vaatame, kui palju seda traditsioonilist koolivormi siin siis vastu särab. Ja kange külm on väljas, kuigi plusskraadides, mõnel on tugevad kampsunid nii seljas siin ja no see selleks ühesõnaga, see on kooli lapsele nõutav ja meie peame selle järgi veel. Anno. Koolid võiksid väiksemad olla, liiga palju õpilasi. See võiks koolist esimene ala. Tunde võiks vähem. Tunde võiks vähem. No kui me selle küsimuses peatume, tunde võiks vähem olla, mis siis teie arvates on nagu ülealune, mida siis võiks vähem olla? Jane? Matemaatika. Anu? Geograafia. Marko? Poiste
istu palun igal ühel omad mured. Merili, füüsika, Anneli, lastekool. Ja kõik ülejäänud siis nagu oleks vajalikud. No ma ei tea, kuivõrd võiks nüüd keegi veel öelda. Ja kuivõrd ühte või teist ainet kellelgi elus vaja läheb, no seda on natuke vara praegu päris täpselt paika panna. Sest et need põhi ja kõige raskemad otsustanud aastad on siiski all. Nii, no üldpilt on rõõmustav, istume, laseme käed palun alla. Nii, kes mängib klaverit? Laseme käed alla. Nii, kes mängib akordioni? Laseme alla. Kes mängib midagi muud pillidest, kes käsi öelge ise? Marko? Saksofon. Madis? Kõvasti. Lööti. Anneli? Kannet ja kõvem. Koorid on ka selleks, et ikka eestlane ka edaspidi saaks olla ja jääda laulurahvaks, sest teie kasvatate peale nendesse tulevastesse tunnustatud kooridesse, keda meil vabariigis ikka on küllalt palju võtta, nii et minu südamesoov on küll, et ikkagi see muusika armastus teis ikka ole selle väsimusega seoses. Mina lugesin muide, kui väsimuse juurde hetkeks peatuda, üks laps kirjutas juba, et ma olen juba hommikul väsinud, kui ma pean hakkama kooli tulema. Kes on veel hommikul väsinud või üldse on hommikul väsinud? Milles see põhjus võiks olla? Milles see põhjus on? Leelia. Kuidas võiks rohkem magada saada? Hallo? Varem magama. Väga õige. Kui ma nüüd küsin, mis keegi magama läheb? Annet, palun. 11. Nii, no. Anneli, mis kell sina magama lähed? Nii, Janne? 12. Nüüd on juba süti parem. Maret? 11. Nüüd jõuge keegi öelda, ma lugesin siit lehtsi. No nii. Kui ma inimene on tegelikult hea teema. Kes teeb hommiku inimest raudselt? Tõstke käsi. Mina tõstan küll käe, sest et mina olen nii vana juba, et need 4 päeva, kui mina väga aktiivselt pean koolis olemas, mina teisiti ei olegi võimeline välja tulema, tõepoolest. Ainult ma nii palju leian, et kes pärast käib trennis, et hea küll ta teeb selle tasa. Aga need lapsed, kes trennis ei käi, peaksid ikka mingi aja leidma, kui see hommikune aeg. Pole teha üldse vaba ajaga peale, kui teda ka natukene jääb, kuidas teda nii kasutada operatiivselt, kenasti, tenandab. Ja mis veel vaba aega peale hakata? Karja? Tegelda kultuuriga või lugeda. Tegelda millega? Kultuuri. Momente ka, mitte ainult alati õppimine ja hinnete saamine, niisugune rängad hirmud ja niisugused asjad ka. Mõnikord õppimine koolis ka midagi meeldivad. Nii et füüsikatunnis ja mõnes teises tunnis ka võib ette lüüa humoristlikke momente ka. No Markol on seal vist üks lugu, mis füüsikatunnis võib ette tulla. No siis see koolmeister naerab ja koolilaps naerab, sellest lugu. Kui üks kevad tahab, siis tema liigub, kui ei taha, siis seisab aljalt. Nii, istu palun. Nii, siis oli Kairel oli ajalootunnis siin mõningad väljavõtted ja loe aeglaselt, siis see mõte jõuab meieni. Need on mõrased väljavõtted, miks nad mõrased on siis, mõtleme, jah? Lääne-Euroopa Kataluki kiriku eesotsas oli paavst. Talupojad soovisid saada vabadeks elajateks ja põlluhalijateks. Talvel kogu pere magas ahju peal ja seal samas hoiti ka koduloomi. Ameerika asutas Kolumbias. Päevased talupojad tulid öösiti tõrvikutega tänavale. Igal kodanikul on ainult üks hääl, välja arvatud isikud, keda on tunnistatud nõdrameeldi. Nii, no ma ei tea, kas teie kooli ajal on ka juhtunud mõni niisugune asi, mis teil endil on nagu niimoodi imelikult valesti läinud, et noh, nagu naljakas oleks. Aga Alol oli veel enne seda üks teine asi ütelda. Jah, palun, mis nii on? Õpetaja seleta sõna igavik. On ümmargune kaan, kandiline, küll on ta hetk. Nii on tipiline, hääl on täpiline, meelest läheb. Oh kooli ja
kolijad, millal siin tuled. Mul on valmis juba pliiatsid ja suled. Oh kolijad, millal sina tuled. Mul on valmis juba pliiatsid ja suled. Käib suusinaga jotti saba taga, küll on tähed. Enn on ühtepidi ju, on tagurpidi, meelest läheb. Oh kolijad, millal sina tuled. Mul on valmis juba pliiatsid, suled. Oh kolijad, millal sina tuled. Mul on valmis juba pliiatsid ja suled. Selge, et mul on tähti sellest vähe tarvis sõnu. Kui kord kooli läkis, kõik korda läheb, küll on mõnu. Oh kolijad, millal sina tuled. Mul on valmis juba pliiatsid ja suled. Oh kolijad, millal sina tuled. Mul on valmis pliiatsid ja suled. Margume kool kandiline, küll on tähed. On tipiline, on täpiline, meelest läheb. Oh kolijad, millal sina tuled. Mul on valmis juba pliiatsid ja suled. Oh kolijad, millal sina tuled. Mul on valmis juba pliiatsid ja suled. Käib suusinad jotil saba taga, küll on tähed. Enn on ühtepidi, on tagurpidi, meelest läheb. Oh kolijad, millal sina tuled. Mul on valmis pliiatsid, suled. Oh kolijad, millal sina tuled. Mul on valmis pliiatsid, suled. Siis kui kooli lähed, siis kõik korda läheb, küll on mõnu. Oh kolijad, millal sina tuled. Mul on valmis juba pliiatsid ja suled. Oh kolijad, millal sina tuled. Mul on valmis pliiatsid ja suled. Oh kolijad, millal sina tuled.